USA ja Iraani vaheline kokkulepe on praktiliselt valmis ja allkirjastatakse juba lähima ööpäeva jooksul, kuid Teheran nõuab kõigepealt 12 miljardi dollari suuruse tšeki väljastamist ning Donald Trump on sellega nõustunud. Teatatakse, et juba teisipäeval G7 tippkohtumise kõrval peab Trump eraldi kohtumised Katari, Araabia Ühendemiraatide ja Egiptuse juhtidega, mis võimaldab USA'l ja Iraanil lõpuks allkirjastada relvarahu memorandum. Ja just siin peitub kõige olulisem. Ma ei maini Trumpi kohtumisi Pärsia lahe riikide juhtidega niisama. Need kohtumised toimuvad tulevikus. Asi on selles, et Iraan esitas tingimused kokkuleppe sõlmimiseks. See on 12 miljardi Iraani vara külmutamise lõpetamine juba enne lepingu allkirjastamist ja veel 12 miljardi vabastamine allkirjastamise ajal. Ja nüüd teatatakse, et Katari ja Araabia Ühendemiraadid pakkusid Iraanile need samad 12 miljardit dollarit, peaasi, et sõda lõppeks. Veelgi enam, nagu selgus, sai Iraan esimese 3 miljardi dollari suurus osa juba kätte. Sel ajal kinnitas Saudi Araabia välisminister täna, et USA ja Iraani vahelise sõja lõpetamise lepingu allkirjastamise tseremoonia toimub homme, 14. juunil. Ja siin ilmub esimene vastuolu. Iisraeli kaitseväe pressiteenistus teatas viimase 24 tunni jooksul 70 rünnakus sihtmärkidele Lõuna-Liibanonis. Samal ajal tuletan meelde, nimetab Iraan sõjategevuse lõpetamist Liibanonis peamiseks tingimuseks rahulepingu sõlmimiseks USA-ga. Kas leping allkirjastatakse ja mida see sisaldab, arutame seda koos. Ja mis kõige tähtsam, arutame, millistele järeleandmistele on Donald Trump läinud. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun teil tellida kanal. Tellige see kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma põhjalik kommentaar. Ja samuti liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Iraani ja USA vaheline kokkulepe allkirjastatakse 14. juunil. Sellest räägivad mitmed allikad, kuid Trumpi jaoks saab see olema suur läbikukkumine, mida ta muidugi proovib näidata suure võiduna. Aga räägime kõigest järjekorras. Täna teatas Reuters, et USA ja Iraani vaheline kokkulepe allkirjastatakse juba 14. juunil Genfis. Eeldatakse, et dokumendile kirjutavad alla USA asepresident J.D. Vance ja Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf. Kokkuleppe üksikasjad ei ole veel täielikult selged, kuid enamik allikaid kinnitab, et memorandumi projekt näeb ette Iraani varade vabastamise ja Iraani nafta suhtes kehtivate sanktsioonide tühistamise. Vastutasuks Hormuzi väina avamise eest. Kuidas teile selline tehing tundub? Tuletan meelde, et enne Donald Trumpi sõda ei olnud Hormuzi väin üldsegi suletud. Hiljem teatas Pakistani peaminister Shahbaz Sharif, et Islamabadis valmistutakse lõpliku rahuleppe sõlmimiseks USA ja Iraani vahel, mis tõenäoliselt toimub järgmise 24 tunni jooksul. Sharifi sõnul allkirjastatakse leping elektrooniliselt, pärast mida toimub mitu tehniliste läbirääkimiste vooru. Edasi toon Pakistani peaministri tsitaadi. Soovime tänada Ameerika Ühendriike ja Iraani Islaamivabariiki nende järjekindla pühendumuse eest läbirääkimiste käigus ning avaldame siirast tänu meie vendadele piirkonnast nende toetuse eest. Oleme kindlad, et see ajalooline rahuleping paneb tugeva aluse püsivale rahule. Lõpuks kinnitas Saudi Araabia välisminister prints Faisal ibn Farhan al-Saud juba 13. juuni õhtun, et jah, tõepoolest USA ja Iraani vahelise sõja lõpetamise lepingu allkirjastamise tseremoonia toimub homme 14. juunil. Ja tõepoolest, tõenäoliselt just selles samas elektroonilises vormis. Ja nüüd teatas Donald Trump ise oma sotsiaalvõrgustikust True Social, et USA ja Iraani vahelise kokkuleppe allkirjastamine on kavandatud 14. juunile. Tema sõnul avatakse kohe pärast kokkuleppe allkirjastamist Hormuzi väin. Trump teatas, et Iraani rikastatud uraanivarud hävitatakse ning ta möönis, et see võib juhtuda Iraani territooriumil. Tema sõnul saab uus kokkulepe olema, tsiteerin, müür Iraani teel tuumarelvani. Samuti kinnitas ta, et pärast kokkuleppe allkirjastamist saavad USA ja Iraani suhted olema, tsiteerin, täiesti teistsugused ja palju paremad kui need, mis olid eelmistel administratsioonidel. Ja loomulikult mainis ta seal ka Barack Obamat, ütles kohe alguses, et tema leping oli halb, aga minu oma saab olema suurepärane. Ta ütles ka, et loodab teha koostööd Iraani ja kogu Lähis-Idaga veel palju aastaid.
Hiljem kirjutas väljaanne Axios, et tõepoolest USA ja Iraani vahelise kokkuleppe allkirjastamise tseremooniat klassikalisel kujul tõenäoliselt ei toimu logistiliste raskuste tõttu. Tõenäoliselt otsustasid ameeriklased mitte saata J.D. Vance'i Euroopasse, et ei juhtuks nii nagu aprillis, kui ta saadeti kohale, lendas kohale, aga hiljem selgus, et iraanlased keeldusid midagi allkirjastamast. Üldiselt taandub kõik sellele, et sõja lõpetamise ja 60-päevase vaherahu alustamise memorandum edasisteks läbirääkimisteks allkirjastatakse just 14. juunil, kui midagi vahepeal ei juhtu. Aga midagi juba toimub. Näiteks teatas Iisraeli kaitseväe pressiteenistus, et viimase 24 tunni jooksul on Lõuna-Liibanonis sooritatud üle 70 löögi sihtmärkide pihta. Teatatakse, et löökide sihtmärkideks olid Hezbollah objektid, kuid siin tuletan meelde, et Iraan nimetab sõjategevuse lõpetamist Liibanonis võtmetingimuseks rahulepingu sõlmimiseks USA-ga. Nii et vaatame, kuidas Teheran sellele reageerib. Nad võivad sellest kinni haarata ja öelda, et ei, me ei kirjuta alla. Kuid kõige skandaalsem selles veel allkirjastamata lepingus on see, et Iraan nõudis viivitamatut $12 miljardi suurust väljamakset külmutatud Iraani varadest. Farsi agentuuri andmetel on Iraani valitsus valmis jätkama rahuläbirääkimisi alles pärast selle makse tegemist. Hiljem teatas Iraani agentuur Tasnim, et USA nõustus Iraaniga sõlmitud kokkuleppe raames vabastada $24 miljardit Iraani varasid. Sellest teatas Iraani ülemjuhi nõunik kindral Mohsen Rizai. Tema sõnul kiitis USA president Donald Trump heaks osa Iraani külmutatud vahendite vabastamise. Kuid nagu Rizai ütleb, ei ole Trump veel valmis sellest avalikult rääkima. No et Trump lihtsalt teeb avalikkuse ees nägu, et on nii karm. Ta ütleb, et ta ei maksa iraanlastele üldse mitte sentigi, ei anna mingit raha, las täidavad kõik meie tingimused. Ainult see, mida mina ütlen, nii ka läheb. Aga tegelikult on ta juba taganenud ja nõustus andma iraanlastele päris kopsaka tšeki. Samal ajal lükkas USA asepresident J.D. Vance 12. juuni õhtul ümber kuulujutud Iraani varadele kehtestatud sanktsioonide tühistamisest. Tema sõnul ei saa Iraani vabariik mingit sularaha, ühtegi rahalist ressurssi ei vabastata. Lihtsalt tehingu allkirjastamise või Iraani esindajate läbirääkimistel osalemise tõttu ei juhtu seda. Ja siin selgub, et Donald Trumpil tuli lihtsalt geniaalne käik pähe. Kuidas ikkagi raha Iraanil üle anda, sest ilma selleta ta läbirääkimistele ei lähe. Ja jätta mulje, et USA pole üldse järele andnud. Teatatakse, et Araabia Ühendemiraadid nõustusid Iraanile $1 miljardit vabastama. Kokku on jutt umbes 10 miljardist. Sellest üle $3 miljardi on juba Iraanile üle antud. Jah, kui te sellest ilma jäite, siis Iraan on juba saanud esimese $3 miljardi suuruse väljamakse osa. Samal ajal, kui Donald Trump kõigile rääkis, et tema ei tee kunagi nii nagu Barack Obama ega anna Iraanile sularahaga täidetud aluseid, samal ajal hindavad 12 Reutersi allikat kogu vahendite mahtu kuni $20 miljardi. Tahan märkida, et kokkuleppe saavutati vastutasuks Iraani rünnakute lõpetamise eest Araabia Ühendemiraatide territooriumil. Kuulake veel kord lihtsalt seda uudist. Varem olid Pärsia lahe riigid kindlad, et nad on Ameerika Ühendriikide julgeoleku varju all. Ja kui midagi juhtus, siis ameeriklased kaitsevad neid. Siis algas Donald Trumpi sõda Iraani vastu. Iraan hakkas pommitama Araabia Ühendemiraate. Ühendriigid ei kaitsnud neid. Ja nüüd pakuvad emiraadid Iraanile päriselt lunaraha, et Iraan neid ei pommitaks. No ma ei tea, seda oli üldse raske ette kujutada isegi veel 3 aastat tagasi. Ja nüüd üks ametnik Araabia Ühendemiraatidest kommenteerides olukorda ütles, et riik püüab pinget vähendada ja toetab jõupingutusi piirkonna stabiliseerimiseks. Edasi tema tsitaat. AÜ välispoliitika on suunatud deeskaleerimisele ja pingete vähendamisele kogu piirkonnas, samuti püsiva rahu ja stabiilsuse edendamisele. Selline kokkulepe võib saada osaks laiemast lahendusprotsessist USA ja Iraani vahel ning hõlmata raketi- ja droonirünnakute lõpetamist ning Iraani ja Emiraatide vahelise kahepoolse koostöö üksikute elementide taastamist. Samuti on närgitud, et emiraadid nõustusid Iraanile maksma, peaasi, et viimane avaks neile Hormuzi väina, mis, tuletan veel kord meelde, oli enne sõda niikuinii avatud.
Lisaks sellele pakkus Katar väidetavalt Iraanile $12 miljardit läbirääkimiste ummikseisu lahendamiseks. Iraani uudisteagentuur Mehr teatab, et Katar pakkus Iraanile $12 miljardit läbirääkimiste ummikseisu ületamiseks. Väljaande andmetel puudutab 6 miljardit Kuveidis külmutatud Iraani varasid ning veel 6 miljardit on Kuveit nõustunud eraldama Iraanile lokaliseerimiseks. Lõppkokkuvõttes ei ole Iraan veel midagi allkirjastanud ega täitnud Donald Trumpi sõjaeelsetest nõudmistest, kuid raha saab Iraan juba kätte. Ja Donald Trump üritab kõiki jätkuvalt veenda, kui vingelt ta selles sõjas võitis. Tahan märkida, et isegi kui 14. juunil sõlmitakse kokkulepe, on see vaid esialgne tehing, ilma tegelike kohustuseta mõlemalt poolt. Ja alles siis algavad tõelised läbirääkimised Iraani tuumaprogrammi üle, mis oligi põhjus, miks Donald Trump selle sõja alustas. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle saate all kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna meeldimist. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetusega selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanidel oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!